Tervist! Ahou! See, mida näid, ei ole temu. See on Maiade toodetud puuvillane pusa. Loodus on minu usk. Tänane teema, kassid, inspireerib sind kirjutama kas oma kassist, koerast, lemmikloomast või looma-aastast. Saabumas on hobuse aasta, lõppemas on mauaasta. Enne oli draakon, veel enne seda kassi ehk jänese aasta. See on inspireerinud vaatlema kasse kirjanduses ja meie ümber. See ei ole lihtsalt kass, see on päästet. See on Egiptuse, mitte araablaste, egiptlaste püha loom. Vaatasin kodus ringi, kes mul veel on. Asudes tegema eesti keele ülesannet, kassid. Vaata sinagi, kuulates komasid ja kokkulahkusid, kes sul kodus on. Roomast tõime tütardega Romuluse ja Reemuse ema hundi. Tema teatavasti imetas Rooma linna rajajaid, kaksikuid. Sloveeniast tuli elevant Malahidist. Õues on kaamel ka, külmetab. Ja seegi ei ole veel kõik. Teades mu armastust delfiinide vastu enne seda, kui minu kõrvale saabus koer nimega delfiin, tuli see delfiin, kaisukas. Võib-olla sind, kallis eesti keele sõber, inspireerivad ka mänguloomad, täpselt samaväärsed, kui on su lemmikloom, su hingeloom, su tähtkuju looma-aasta, indiaani aasta loom. Sa võid olla ühtaegu jäär, lammas, pistrik, tammepuu ja digitaalise lill. Ja samas võib su tuju hirmus hästi tõsta mulletiga unicorn. Selle ükssarviku me tõime kruiisilaeva poest. Ja miks? Mitte ainult sellepärast, et ükssarvik on üks ägedamaid, võimsamaid, pärisemaid olendeid, vaid sellepärast ka, et sel kruiisil oli muusik Sam, kes tänavu tegi puhta nurga kõigi muusika auhindade kokkukorjamisel. Näe, Sammi moodi mulletiga ükssarvik. Võib-olla toob sulle õnne Muumitroll. Noortestuudio Mina olen, tüdrukute kingitus, see on Muumi. Ma näen teda kogu aeg. Ma näen sind. Avatar. Ja veel võib olla ka sinul mõni tarbeese võtnud väelooma kuju.
ta viib su mõtted karupoeg Puhhi raamatus olnud väga targale, vastikult targale ökulile, aga ka selle padja autorile. Kaidi sai meie stuudio noortest esimesena emaks. Tal on Austraalias tütrekene. Õnne täna ja alati. See oli sulle väike ekskursioon õpetaja Preili isiklikku loomaaeda. Õues on 3 hobust, siin toas liikvel 3 kassi ja koer nimega Delfiin ka. Me paneme puuduvad kirjavahemärgid, nagu ikka. Ühtlasi teeme ära oma kokkulahkud, nagu ikka. Kõik on sulle mõnusasti tuttav. Ma kirjutasin sulle selle teksti lõppu ka küsimused, siis on nii nagu lõpueksamil. Harjutad funktsionaalset lugemist ja sina kirjutad mis iganes loomast, kas elavast, hingelisest või kaisukast, nagu ma sulle just näitasin. Ka sellel on hing. Oi, kuidas on. Puh teab. Ka siis, kui pealkiri on nii lühike, et ongi õieti ainult 1 sõna, kassid. Me talle seltsiliseks punkti ei pane. Hiina astroloogia IA jätab valikuvõimaluse kokku, koolon, kas uus loomaasta kokku ja selle sõna keskel on päriselt ka 3 A-d. On jänese või kassi väes. Teine väeloom 1 sõna, koma, kelle vastuvõtmine kindlalt kokku, sest vaata, mis juhtuks muidu meie sissejuhatuse 2. lausega. Untsuspuha, kelle vastu ei tööta välja, kelle vastuvõtmine jätab vabad käed, koma, on lammas või kits. Tagumise koma põhjus on võimlause. Siin vahel kükitab kiil, kelle vastuvõtmine jätab vabad käed, koma. Tagumine koma on lõks. Meil on selle üles leidmisega raskusi. Minul ka. Ja mismoodi sellest üle saab? Aga sa loe palun ise oma tekst enne äraandmist, ärasaatmist, ülesriputamist, üle. Kui need 2 on mõlemad rohusööjad, 1 sõna, poolitusmärk rea lõpus, veganid, koma, siis jänes on vegan ja kass, karnivoor, 1 sõna, karn on lihuniku butiik, karnivoor, lihasööja. Just praegu on lahvatanud ökozen rahvast ärritav pomm, võiks öelda seniseid uskumusi põletav leek. Põhjala inimene ei saa olla ainult taimse toidu peal tegus füüsiliselt täies väes. Me vajame loomset proteiini. Oi. Saakloomal 1 sõna, see on siis see, keda kiskjad söövad, on ohu korral 2 kiiret valikut. Koolon, põgene,
ja siis pigem on see nüüd sidekriips või mõttekriips, igal juhul kriips, põgene võitle. Ta jääb rea lõppu, näeb välja nagu poolitusmärk seega. Kiskja saab suurusest olenevalt lisaks juurelda, kas ehk hoopis suhelda või suisa sõbrustada. Kirjandusteostes, nii algab meie teemaarendus, sissejuhatus sai läbi. Kirjandusteostes on jäneseid vaid paar. Loetleme jõnkse. Raamatus Karupoeg, üks sõna, puh, nimi suure tähega, raamatu pealkiri, jutumärkide siis. Raamatus Karupoeg, puh, askeldab hüperkontrolli, üks sõna, see on kontrollimäär, hüper, super, giga, mega, kõik alati kokku, vajadusega. Põhimõtteliselt pedantliku lähenemise puhul me kirjutaksime ka selle kokku, hüperkontrolli vajadusega. Siiski mõelgem oma lugejale, kes võiks saada aru, millest me räägime. Nii siis päris pedantse teemavõtu korral hüperkontrolli vajadus kõik kokku, aga lugejale halastades võib lahku jääda ka. Pedant jänes suure tähega, sest ta on tegelane selle nimega, kelle urgu üle söönud üks sõna, puh, kinni jääb. Alice satub imedemaale, üks sõna, ajaline tingimuslik, kui selle ette käib, unenäos üks sõna, küüliku urgu kokku, ei ole ühe küüliku urg. Küüliku urg, uruliik, veel enam rabbit hole. Küüliku urg on filosoofiast täitsa päris termin, sisenemise sünonüüm. Sa lähed kõnalisse, tood sealt sõnumeid teistele õpetuseks ja kõige rohkem õpid sina ise seal küüliku urus üks sõna. Ning seiklus algab ja ning ega või nende ette ei käi. Küülik ja jänes pole muide sünonüümid, see on vastandav vaid selle ette käib. Vaid sugulased, üks elab metsas, teine kodus, kui tegelikult küülik algselt ka ei olnud kodulooma. Niisiis, küülik ja jänes on sugulased, nagu venelased ja ukrainlased. Ka nuupagadi, jutumärkide siis, vene keelest otse võetud no ootasa, multakate nimi nuupagadi, jutumärgid kinni. Sajuz multfilm, üks sõna algab suure tähega, selle ma just ära parandasingi, mul oli väikese tähega, Sajuz multfilm, oi hups. Zаяc pole kroolik. Vanim kass. Kultuuris on egiptlaste jumalanna Bastet. Tema. Paneme ta ilusti. Nice. Oh, kaunis.
olend, kelle turistid tänapäeval, üks sõna, mitte tänapäeval, vaid tänapäeval, araablaste meisterdatud kujukestena koju toovad. Pronks ei ole kips. Koma, seegi on võimlause. Siia istutatud kiilukesekene tingib tagumise koma, mis juhtub nüüd. Koju toovad koma kaitseb eelkõige üks sõna, naisi ja lapsi, haiguste, kurjade vaimude ja vägivalla üks sõna eest. Ning ta on ptahi, mõttekriips, muidu oleks palju komasid lauses. Mõttekriips, turvaline kirjavahemärk, mis ei lähe kunagi valesti, päästab meid ära kurjast ja ei saada meid vigade sisse. Ptahi, mõttekriips, arhitektuuri, vaata kuidas kirjutame, ja käsitöö üks sõna, Jumala, pigem üldse kõik 3 sõna kokku, käsitöö Jumala, mõttekriips, kiil ematud, läheb edasi, Anubise õde. Uus lõik, ärme venita oma lõike pikaks, liigendagem teksti. Vastupidiselt üks sõna, iidsete tsivilisatsioonide kassi austusele üks sõna. Muidu tekiks sinul iidsete tsivilisatsioonide kassi. Aga meil tekib kassi austus, üks sõna. Kassi ahastust ei teki. Kassi austusele, isegi kultusele, kartis keskaegne üks sõna, paavst, neid müstilise pilguga isiksusi. Ta käskis Rooma ja Vatikani, ja mitte Vatikani hiire, vaid hiire kuningatest. Üks sõna kaarekesega kokku. Hiire kuningatest ja kolde kaitsjatest üks sõna. Ei kaitsnud nad üht kollet, vaid see oli tiitel. Kolde kaitsjatest tühjaks tappa. Tagajärjeks üks sõna oli katku levitavate rottide paljunemine, tulemuseks Camus teos katk. Siin selles lauses juhtub mitu huvitavat asja. Esiteks, tagajärg üks sõna ja tulemus on saavutuse 2 otsa. Üks on positiivne ja teine negatiivne. Mulle meeldib näiteks lause. Tulemuseks oli tagajärg. Teine huvitav asi selles lauses on Camus käänamise metoodika, kuivõrd prantsuse kirjaniku nimi lõpeb kirjapildis S-iga, sa hääldad ta Ü lõpuliseks, siis tuleb ülakoma käändes ka siis, kui kääne on kõigest omastav, kelle. See ülakoma siin annab sulle märku sellest, et on käändes ja mitte Camus teos, Camus teos. Katk on jutumärkide sees, loomulikult mõistulugu on see. Bulgakov, uus lõik, taaselustas üks sõna, kassitapu, üks sõna, see on sõnamäng, kassitapp looma hukkamise mõttes ja taime mõttes. Kassitapu motiivi romaanis Meister ja Margarita
absoluutselt ilmtingimata on see jutumärkide sees. Jutumärgid eesti keeles algavad alt. Ja me läheme siit edasi mõttekriipsuga. Pikem hingamispaus, mõttekriips. Pahaendeline, üks sõna. Rahvavaenlane, üks sõna. Dissident. Rahvavaenlane ja nii nagu ikka me poolitame sõna, kui ta juhtub olema liitsõna, sõnade vahelt, mitte kusagilt mujalt, sest suvasilpide vahel mängides me ajaksime asja väga segaseks. Rahva poolitusmärk rea lõpus. Vaenlane, must kass, Peemot. Tingib Pontius Pilatuse käsu. Tegelane piiblist. Seesama vend, kes lasi Jeshua ben Josephi riputada risti peale rippuma. Tingib Pontius Pilatuse käsu igaks juhuks kõik kassid maha nottida. Selle Pilatuse kahepalgelisuse kõrgem pilotaaž oli pühakirjas Uues Testamendis lisaks veel see, et talle meeldis Jeesusega vestelda ka hipsterite, lillelaste rock ooperis Jesus Christ Superstar Weber Rice. Pilatus armastas Kristusega vestelda, aga rahva rõõmuks võimuahnusest tappis ta. 3. päeval tõusis üles mõrvatu. Ebauskliku üks sõna, kassi kartuse, et ei juhtuks uskliku kassi kartus või ebauskliku kassi kartus. Tekitame kaarekese ka kartuse liigi, kassi kartuse, kes kardab kassi, kes madu, kes ämblikku, kes ämma. Muster, näidise, üks sõna. Musternäidis, etalon, prototüüp. Musternäidise üks sõna, irvitus jääb õhku püsima, koma, kui kass ise hajub. Sama kujund leidub Lewis Carrolli Alice'i, ülakomaga kääname, muinasjutu, üks sõna, jutuliik, genre, irvikkiisu. See on nimi, sellepärast on ta meil suure tähega ja otse loomulikult me kirjutame irvikkiisu kokku. Mõlemad kaad jäävad alles. Irvik, kiisu, üks sõna. Tegelaskujus, üks sõna. Uuslik. Kiisu on muide emane ja kõuts, isane isend ning kassitapp, üks sõna, on sootuks taim, koma, millesse takerduv koduloom ehk mitte siis kodu ei takerdu, koduloom, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus, pole kaugeltki nii lustlikus olukorras kokku kui roosa panter. Kasslane seegi, tada. Zooloog Aleksei Turovski kirjeldustele vastupidiselt üks sõna. Maestro Turovski kirjeldab kassi jäägitult isekka, enesekeskse isendina. Kogemused 21. sajandi kassidega täiesti teistsugused on kodukassid, üks sõna, meid austavad ja armastavad, koma,
delikaatsed ja intelligentsed, 2 L-i, Pride'i liikmed. Kirjutas Murutar täiesti valesti. Bride on pruut. Pride on kari, gäng. Klaster, kassi, kuhi, tugeva P-ga, parandasin ära. Sa ei saa teada, et oli valesti. Ka sari anima, 1 sõna. Animafilm vanas väljendumises meil siis multifilm ehk multikas. Sari anima, 1 sõna. Jääaeg jutumärkide sees. Mõõk, jääaeg, tead sa ka ikka, et see on 1 sõna. Jääaeg on 1 sõna. Niisiis, kui see on sari anima pealkiri, kui sel juhul, kui jutuks on Ice Age, jääaeg maailma ajaloo perioodina, kui oli natukene jahe, nagu praegu. Mõõkhambuline, 1 sõna. Tiiger, väljasurnud liik. Diego on ülimalt ustava sõpruse ja karjaeetikaga, 1 sõna. Kangelane, kas või kokku elu hinnaga. Jätaksin pigem lahku elu hinnaga. Kui sa soovid, valik on sinu, elu hinnaga võid kokku kirjutada ka. Loodusseaduste kokku, seaduste liik. Rikkumise tagajärgi, 1 sõna, loeme lastena või oma lastele ette Eno Raua raamatust Naksitrallid, 1 sõna, raamatu nimi, jutumärkide sees. Jutumärgid eesti keeles algavad alt. Hulkuvate kassidega hädas, tädikese juurest meelitatakse seal toituma harjunud loomad. Naksitrallide, 1 sõna, furgooni järel kannul sabas. Järvesaarele, 1 sõna, selleks kasutatakse kingpoole mänguhiirt ratastega ja puha. Kassid kõik asuvad küttima seda puust mänguhiirt, nagu inimesed jahivad, ei tea mida, ei tea miks ja pärast on ei tea kus. Sinna pääsemiseks keedetakse järv taevasse, kust ta vihmana tagasi sajab. Ei saja kust tähenduses kust kohast. Kui saar on kõigest elavast paljaks söödud, otse kui 1 sõna, kormoranid oleksid liikide kooslusest, 1 sõna. Võid ka lahku jätta. Üle käinud kooma. Tuuakse metskassideks, 1 sõna. Mõnulev. See on järgmine rida, seltsimehed. Tuuakse metskassideks, 1 sõna. Sobimatud triibikud inimeste hulka tagasi. Selle tagasi toomise põhjustab ühest küljest tädikese palve koos teiste kassidega ära läinud Albert tagasi tuua, täitsa valge ja puha. Ja teisalt Edgar Valteri joonistatud Eno Raua teos selgitab ilma hinnanguid andmata, ilma õpetlemata, kui oluline on ökoloogiline tasakaal. Ilma selleta üldse kesta ei saa. Nüüd kirjutasin mina juurde ühe lõigu.
kuidagi juhtus niiviisi, et paar aastat tagasi esmaselt loodud materjalist jäi välja minu enese jaoks üldse kõige tähtsam teos. Lõik järgmine. Thomas S. punkt. Initsiaal on ainus, lühend, mille järel on punkt. Elioti poeem The Cats, kassid, jutumärkide sees, inspireeris Andrew Lloyd Webberit ja Tim Rice'i. Rice on meil jälle see ülakomaga juhtum. S on hääldades järelikult, keda osastava käände saamiseks ka kasutame apostroofi. Inspireeris looma, selle looma kolmas välde, teine välde, kaks erinevat tähendust. Inspireeris looma, selle looma karakterite paljusust, üks sõna. Kirjeldavat muusikali, koma, mida lauldakse tantsides. Kogu Gaia, ma ei jäta kasutamata ühtki võimalust planeedi Maa päris nime öelda, sest see on nii kaunis. Meie planeet on tüdruk, kiisu, parimais teatreis. Selles sõnapaaris on kaks tähtsat asja. Hea, parem, parim. Ja kui me toome ta nüüd võrretesse, siis me ei pane topelt ülivõrret. Sa saad öelda, kas kõige parem või parim. Never ever sa ei ütle kõige parim, sest sa ei ole ei poliitik ega reklaamtekstide sisulooja kirjavigadega. Parimais. Hea stiil näeb ette, et kui sul on omadussõna i-mitmusega ehk siis lühivorm, kasutad ka nimisõna, mille juurde omadussõna käib, lühivormis. See ka mänguruumi on. Siin on meil parimais, teatreis. On öeldav ka parimates, teatrites. Ja siis kolmas variant, kõige paremates teatrites. Meil siin kõige lühem variant, parimais, teatreis, koma, aga ka filmiversioonides üks sõna. Kusjuures filmiversioone tehes ollakse poliitkorrektsed, kõik rassid, seksuaal, LGBT, kõik on esindatud, et kõik oleksid rahul. Uus lõik. Inimestele pakub kasside mõnulev lähedus, turvatunnet, üks sõna, koma. Nende nurrumine tervendab ning suurema osa ööpäevast, üks sõna, süütundeta, tundeliik kokku. Süü seejuures avastasin ma praegu, on südamik, pliiatsi süü, süsi ja kild. Magajad õpetavad ka töödikud, workaholics, joodik, töödik, töödikud enda eest veidigi hedonistlikumalt. Antiikajast pärit sõna, naudisklemine, gurmee ja kõigega liialdamise ohtras kastmes. Hoolitsema, saabastega kass, nii tema enese muinasjutus üks sõna Shreki loos.
enese muinasjutus kui Shreki loos on mõnulev sangar nii kui ka ilma komata. Ja Shrek saab sul olla nii sulgudes või jutumärkides kui ilma jutumärkideta. Sellepärast, et ta on nii selle sarja nimi jutumärkides kui peategelase nimi ilma jutumärkideta, mõlemad on siin õiged. Järgmisel juhul meil Maugli on päris ilmtingimata jutumärkides, mille algus eesti keeles on alt ja lõpp üleval. Kiplingi Maugli on raamatu nimi, kuigi ta on poisi nimi ka, aga siin nagu sa ülejäänud lausest järeldad siiski jutuks pigem raamatu nimi. Kiplingi jutumärgid algavad, Maugli jutumärgid lõpevad. Džunglilapse, üks sõna. Muidu juhtub Maugli džungli, juhtub džunglile kuuluval lapse. Palju segadust. Džunglilapse. Eest. Ürgnaiselikul, üks sõna, moel, hoolitseja. Pärast seda kooma, kui ema hunt, üks sõna, oli imetamise lõpetanud. Kooma oli must panter Bagheera. Hundikarja, üks sõna, karjalik, praid, tugetpe. Hundikarja kasvandiku kasuvanemad, üks sõna, olid hundid, kooma, ent õpetuse andsid kaslane, väga tähtis sõna, kaslane, üks S. Kass, millest saab kaslane, sõna tuletis, kaotab kaasääliku ühendis ühe S-i, kaslane, linlane, üks N, metallne, üks L. Nii on reeglid. Ja Karupalu. Hollywoodi taies lõvikuningas jutumärkide sees ja ilmtingimata erinevalt inglise keelest on meil lõvikuningas üks sõna. Lion King, kaks sõna, aga lõvikuningas eesti keeles üks sõna. Kindlalt. Puudutab meid sügavalt, mitte vaid, näi, siin ei ole komasid, loomade kuninga elukaare üks sõna, kirjeldusega kooma, vastandav vaid, selle ette kooma käib, vaid sellega kooma, kui täpselt loomrahvaste üks sõna, vahendusel inimest kirjeldatakse, kuna inimesekene on ennast armetukest, seal vahel on sidekriips, ennast armetukest, nagu ütleb hundikari inimbeebi kohta, mis asja, karvadeta, küüsid pole, hambad, neid ka ei ole. Kui tulevad, siis on hädised ja tulevad enne elukaare lõppu suust ära ka veel. Appi, see ei ole ju eluvõimelinegi. Ennast armetukest looduse krooniks tituleerides Gaia rüvetanud kooma. Tuli kroonviirus, üks sõna. See on koroona eesti keeles, seda sõna kasutas oma vabariigi aastapäeva kõnes president Kersti, tänane ROK-i rahvusliku olümpiakomitee juht. Kroonviirus, üks sõna. Inimsugu, üks sõna, kui kahjurit
taltsutama võrdleva kuietega ma ei käi. Teadlikud hinged võtavad loomrahvaste, üks sõna, usaldavat lähedust sarnaselt lumivalgekese, ei ole raamatu nimi, tegelaskuju, ja Väikese printsiga tegelane Exuperi raamatust, aga raamatu nimi ei ole, jutumärke ei tule. Komplimendina, meelitusena. Sellel, keda ei peeta inimeseks, põimlause kiiluke sai otsa siin, ei peeta inimeseks, on õigus ja võimalus kanapimedat, üks sõna. Kanapime on see, kes pimedas ei näe. Inimkujulist, üks sõna. Biomassi, üks sõna. Valgustada. Kõik solvuvad, kui sa ütled talle biorobot või biomass. Mida? Nagu iu. Ära ole siis. Ma ka ei ole. Me oleme üht verd ja kuulume ühte karja. Ja kuulume ühte mõttekriips. Mõttepaus, hingamise koht. Karjas ju niimoodi üks sõna tehakse. Lõppsõna on lühike. Loodetavasti ei jää praeguseks 8 miljardit inimisendit, üks sõna, siin planeedil viimase generatsiooni katsejänesteks, üks sõna. Ehk siis loodetavasti me ei tapa ennast ära. Küsimused ootavad sind teksti lõpus. Millises teoses esinevad kaslased siin tekstis? Loetle jäneseid ja küülikuid kirjanduses ja animafilmides. Millised tagajärjed on olnud paavsti ja Pontius Pilatuse käsul kõigi kasside hävitamisel? Ega ometi palju rotte tükkis viirustega, mis jõudsid ka Eestisse ja tõid kaasa koos ikaldusega Põhjasõja ajal 500 miljonist eestlasest järele jäänud 30 000. Saad sa aru, ja me oleme siin. Missuguseid ebausklikke veendumusi seoses kassidega tead? Milline on sinu isiklik suhe kassidega ja teiste loomrahvastega, mis järel kirjutad oma kirjatüki? Kui mina kirjutaksin täna oma kirjatöö, sissejuhatus, teema, arendus, lõppsõna, ma kirjutaksin loo sellest, kuidas me Pärnu teatri balletistuudios, mille rajas Aita Indrikson, Inna Sule käe all, Inna diplomitööks pedagoogilises ülikoolis tantsisime Andrew Lloyd Webberi kasse. Diplomilavastuse juhendaja oli Mait Tagu ja meie etendus toimus Pärnu teatri Endla laval. Esinesime vaheldumisi Länsiga. See on olnud imeliselt täiuslik teekond koos oma kaisukarude, mänguloomade, väe, kujukeste ja hingeloomadega. Palun tunne kirjutamisest väga rõõmu. See on inimlooma ainulaadne oskus oma mõtteid ja tundeid sõnul seletada.